tere, kuidas sul läheb? Ma räägin nüüd kaalu langetamisest. Usu või ära usu. Ja mina räägin kaalu langetamisest, see on nagu uskumatu. Vaata, ma kunagi kaalusin mingi peaaegu 130 kilo vist ja praegu midagi 90 kandis. Ja ma võib öelda, et ma olen praegu paremas vormis ja keha näeb tervem välja kui siis, kui ma olin 20. Et selline nihe on toimunud. Aga mis värk on? Üks vaatenurk sellele, kuidas on kõige spirituaalne, ütleme, et see on spirituaalne vaatenurk, kuidas kaalus alla võtta. Ja. Vaata, keha kogeb sinu mõtteid või sinu identiteeti. Vaata, on kahte sorti mõtted. Ühed mõtted on need, et sa tahad midagi ära teha, mingi seal lennupiletit broneerida või midagi arvutada. Ja need on ühed mõtted. Teised on identiteedi mõtted. Teised on need mina mõtted. Ma olen selline, see on minu mälestus, selline ma olin minevikus. See on, mida ma kogenud olen, see on, mida ma teinud olen, see on, mida ma oskan ja need on nagu mina mõtted, need on identiteedi mõtted. Ja keha kogeb neid mõtteid. Keha kogeb emotsionaalses kehas, me kogeme neid mõtteid. Ja. Mentaalses kehas käib virvarr, emotsionaalsesse kehasse jõuab need tunded, mis selle mõttega nagu nii-öelda kaasas käivad. Ja siis füüsiline keha võtab kuju selle identiteedi järgi, millisena ta ennast kogeb või millisena see mentaalne keha ennast näeb. Ja selle järgi võtab füüsiline keha siis tihtipeale kuju. Aga kuskil need mõtted ju toimuvad. Need identiteedi või ükskõik mis mõtted, need toimuvad kusagil. Nii, seda tead. Nad ei toimu minevikus, nad ei toimu tulevikus, nad toimuvad siin praegu millegi sees. Millegi sees toimuvad need mõtted, mis ütlevad, et ma olen selline ja minul on selline asi ja ma olen, minu ja sellised mõtted toimuvad kusagil. Nii, see koht, kus nad toimuvad, jah. See on see vaikus. Ütleme, see on see, kutsume seda vaikuseks või tühjuseks. Ja sellel hetkel, kui ühtegi mõtet ei ole, see ongi see, kus nad toimuvad. Ja. See on see sina tunne käib seal kaasas. Sina tunne. Nii. Kui nüüd kui hakkab tekkima see kontakt selle vaikusega, siis emotsionaalne ja füüsiline keha kogevad seda identiteeti nüüd. Mitte see ei ole enam identiteet, see on lihtsalt on. Ja see, mis on. Hakkad kohe kogema seda. Nii, kui mul ühtegi mõtet ei ole, siis alguses võib tekkida nii-öelda, me saame kontakti nagu kehaga ja siis võib tekkida nagu mis iganes, seal võib olla mingisugune ärevus või asjad, mida me ei taha nagu kogeda, sellepärast me oleme kogu aeg seal mentaalses kehas ja siis sööme ja teeme igasuguseid asju, et ei tunneks, mis on vaja tunda. Nii, aga kui hakkab toimuma, kui hakkab nagu järjest rohkem sellesse vaikusesse minna, sellesse kahe mõtte vahel olevasse kohta, saad kontakti selle, kutsume teadvuseks, vaikuseks, mis iganes, ja. See, mis on kõikjal meie ümber. Ütleme, et kui sa vaatad näiteks, ma ei tea, sa vaatad praegu telefonis, kuulad mind või läpakast, siis vaata, on võimalik selline asi, vaata, sa võid kohe järgi teha. Kohe on võimalik järgi teha. Kui sa vaatad praegu oma ekraani, nii, vaata silmadega ekraani, nii, silmad vaatavad ekraani. Nüüd tähelepanu, pane ekraani ümber. Nagu vaata seda ruumi, mille sees see ekraan on. Nagu tähelepanu pane
ühenda lahti sellest, mida sa vaatad, jah, ja siis vaata seda ruumi ümber. Koge seda ruumi. Tunne, kui sa jälgi hästi tähelepanelikult, mis su kehas toimuma hakkab, kui sellel hetkel, kui su tähelepanu on fikseeritud millegile või siis, kui sa lõdvestad tähelepanu selle ekraani ümber ja vaatad, püüad seda ruumiga kontakti saada. Sa ei saa kontakti visuaalselt selle ruumiga. Sa ei saa selle, mille sees need asjad toimuvad, jah, siin liikumine toimub, sa ei saa seda näha nii-öelda nagu silmadega, et seal, kuna valgus ei peatu seal peal, seal ei ole, see on tühi, see on tühjus, vaikus, see on ruum, jah. Aga seda ruumi on võimalik näha tähelepanu abil. Nii, ja kui sa hakkad seda ruumi tähelepanu abil vaatama või tunnetama või kogema, jah, siis toimub selline alguses võib-olla märkad nagu õrna rahunemist, energia ei lähe ära enam, nagu toimub selline siuke rahulaine või vähemalt minul on niimoodi, et kui ma ühendan oma tähelepanu lahti, siis toimub selline rahunemine, närvisüsteemi tekib rahu, ja see on siis keha hakkab nagu, sa saad kontakti oma selle päris olemusega, selle teadvusega või ruumiga, mille sees mõtted toimuvad, mille sees kogu kõik, mida sa tead, toimub. Ja. Nii. Ja see hakkab rahustama keha maha. Keha hakkab saama kontakti oma selle igavikulise poolega, ja see või mitte keha ei hakka kontakti, või no mis iganes. Kontakt hakkab tekkima selle teadvuse endaga, mille sees kõik toimub. Ja sellel on efekt sinu kehale, milline ta välja näeb. Sellel on efekt, milline su keha välja näeb. Keha hakkab muutma kuju vastavalt selle järgi, mis identiteet seal kehas on. Sa võid mõtet identiteet või oma päris olemusega kontakti saada. Ja kui see hakkab tekkima see nii-öelda kontakt selle vaikuse või tühjusega, siis kehal hakkavad pinged maha tulema, koged need asjad läbi, hakkavad pinged maha tulema ja ka keha kaal tõenäoliselt võib hakata langema. See ei ole kivisse raiutud, see ei ole kivisse raiutud, nagu see, aga minul ta toimib nii. Vaata, me sööme tihti peale emotsionaalselt, stress nagu või mis iganes, me püüame põgeneda või püüame vältida mingisugust midagi ja siis me sööme, ja siis tekib kehakaalu suurenemine. Aga ja see stressis, sellepärast nagu söömine toimub siis sellest, millisena me ennast näeme, millisena me näeme suhtes nii-öelda siis suure maailmaga, kes me oleme siin, ja. Kes me oleme. See hakkab välja vahetuma, hakkad saama oma loomupärase olemusega kontakti ja siis hakkab ka keha, ma olen kuulnud lugusid, kuidas inimesed kardinaalselt näod. Minu enda, kui ma näitaks sulle pilti, milline ma kunagi olin, nagu mis visuaal oli siis, kui ma nägin ennast sellena, mis ma nägin, millistena mu mõtted ennast kogesid, mis nad uskusid ennast olevat, ja milline mu keha oli siis ja milline välja nägin. Jesus Christ. Ja mis on nüüd, ja mis on nüüd, mida rohkem kontakt hakkab tekkima teadvusega, mis on siis nüüd, mis nüüd on. Vahe on jõhker lihtsalt, see on jõhker.
ja seda on nii lihtne, see on nii lihtne, ma ütlen, ega see tähelepanu, sa võid elada reaalselt nii, vaat igale poole, mis satub sinu teadvusesse, sinna hakkab minema energia ja kus su tähelepanu on. aga sa võid niimoodi on võimalik, et sa päev otsa toimetad, ajad oma asju, tegutsed, aga su tähelepanu on kogu aeg nagu lõdvestatud seisundis. Et funktsioneerimiseks ei pea olema tähelepanu kuskile suunatud. Ja tähelepanu ja see, mida sa vaatad, need on kaks eri asja. Nagu ma ütlen, me tegime selle katse. Vaata ekraani, kui sa vaatad praegu ekraani ja nüüd sa saad tähelepanuga minna kus iganes. Ja sa saad tähelepanu laiali ajada, sa saad tähelepanu kokku tagasi tõmmata siia, aga sa võid ka tähelepanu hoida lõdvestatud seisundis. Keha lõdvestub, kui sinu tähelepanu lõdvestub. See ei tähenda, et midagi tegemata jääb, aga energia kulu tähendab, energia kadu lõpeb ära. Nagu kui sa hakkad järjest, nüüd, kui on tunda, et keha läheb pingesse, tõmbub kokku, nagu midagi tõmbab nagu kokku, siis on sul midagi sinu fookuses, siis sa oled vale identiteediga ühendatud, siis on sul midagi tähelepanus, millest on võimalik lihtsalt ilma vaevata lahti lasta. Nagu lihtsalt lõdvestada oma tähelepanu, mitte punnitada midagi. Ja keha tunneb, keha kogeb kohe seda. Keha hakkab kohe kogema seda, närvisüsteem hakkab kohe kogema seda. Vähemalt minul on see nii. Ja. Aga nagu, ja siis hakkab kergus, aga see on nagu, ma ütlen, see tervenemise teekond või valgustumise või puhastumisteekond. Vahepeal jälle midagi tuleb pinnale, siis nagu lähed sinna unne sisse ja siis läheb uuesti, mingi protsessid käivad ära ja siis on uuesti. Ja sina oled kogu aeg olemas. Nagu nüüd on juba, ma mõtlen, tänaseks on mul juba need lained, kui on nagu mõõn, siis okei. Praegu on nii, kui hakkab paremaks minema, siis praegu on nii. Ja. Siis on nii, siis on naa. Siis on nii. Kõik.